sõidan siin kontori poole ja kuulan ühte ägedat podcasti, mingisugune 5 steppi, kuidas olla parem maakler. Uskuge või mitte, ma kogu aeg proovin leida võimalusi, kuidas ennast kuidagi paremini oma asju ajada. Et mida rohkem sul on tööd maaklerina, seda vähem on sul aega. Aeg on meie kõige kallim vara, seda ma tahan tegelikult oma elus väga palju kaitsta. Ma ütlen väga palju ei ka. Ja siis siin oli üks huvitav mõte, millega ma hästi suhestusin selles podcastis, et maaklerina just, et on päris palju olnud olukordi, kus klient küsib, kas tasub müüa praegu, siis uskuge või mitte, siis ma ei ütle kõigile, et tasub müüa. Et ma mõnikord ütlen, et hoidke alles ja kui sa midagi rahaga tarka teha ei oska, lihtsalt selleks müüd, et on äge kasumit saada ja rahaga midagi ei tee ja lihtsalt maha kulutan, siis pigem hoia ja müü siis, kui sul on nagu uus eesmärk ja plaan paigas. Et olen öelnud ühesõnaga seda, et ära müü. Ja see on nagu oluline erinevus sellest lihtsalt, et mis ma sellega öelda tahan, et ma olen hästi autentne oma tegemistes, et tegelikult ma nagu ei ilusta asju ja mõnikord, kui tuleb nagu kriitiliselt kiiresti asju maha müüa ja keegi on mingi saasta endale kokku ostnud, siis väljendan ka seda päris tugevalt, et inimesel tihtipeale turu peal ma lihtsalt näen seda mõnikord, et inimesed ei ole nagu reaalsuses, vaid nad elavad kuskil oma mõtteviljades mingisuguses ägedas kohas, neil on mingi äge kinnisvara, tegelikult see ei ole nagu absoluutselt mingi likviidne vara, see ei ole ka tuleviku perspektiivis ilmselt likviidne vara ja sellest tuleks tegelikult tasapp nagu lahti saada. Et selliseid case on olnud küll ja küll ja inimesed hiljem on olnud nagu rõõmsad ja tänulikud, nii et tuleb teha targalt. Aga tehkegi tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Tšau!